Tere! Alustame Pestor Grupi podcastide sarja 3. saatega ning täna on meil teemaks tuulutatav fassaad. Ja stuudios külalisteks on Marju Noormets Pestor Grupist. Tere! Tere! Ja Heiki Tönning KKT Katused OÜ poolt, aga alustame sellega, et natukene tutvustage oma tausta, oma tegemisi igapäevaseid firmas. Nii, mina olen nüüd Pestor Grupis olnud juba 2 aastat, varasemalt töötasin Vivarikis samuti fassaadimaterjalide peal ja enne seda töötasin arhitektina. Aga mind on alati materjalid huvitanud rohkem kui projekteerimine laua taga. Saab inimestega suhelda, saab huvitavaid asju näha, teha koolitused, see maailm on väga huvitav. Heiki? Mina töötan 6. aastat KKT Katused OÜs projektijuhina, siis juhin kogu ehitustegevust seal ettevõttes. Ehituses üldse olen olnud tegev aastast 1999, ehk siis mõned aastad on tehtud seda asja. Me kõik oleme eelmise sajandi inimesed siin. Aga alustame võib-olla sellest ja nii nagu ma ütlesin, tegemist on meil seekord siis tuulutatava fassaadiga, aga kuidas üldse fassaadid siis jagunevad võib-olla sellest seisukohast? Laias laastus võibki siis öelda, et tuulduv fassaad ja mitte tuulduv fassaad, et tuulduv fassaad on põhimõtteliselt see, kus viimane kiht on sisuliselt nagu lihtsalt ekraan on, mis on kinnitatud siis seina konstruktsiooni külge ja seal taga on siis õhk vahe, kus õhk saab siis liikuda. Ja siis teine variant on siis näiteks krohvfassaadid, et mis on, kus ei ole seal mingit õhku kuskil liikumas, et kõik on nagu üks tükk põhimõtteliselt. Ja krohvfassaadid jagunevad 2, omaette on siis õhekrohvfassaadid ja on siis paksemad krohvifassaadid, on lubikrohvid ja siuksed. Jah, lisaks võib sinna krohvi peale näiteks mingit väiksemat keraamilist plaati, mingit dekoratiivlamelltellist, midagi sellist pisikest kerget liimida. Mõnikord ka liimitakse väga suuri keraamilise plaate, aga seal on omad teemad. Aga üritame inimestele ikkagi väga selgeks teha, et selle tuulutatava fassaadi põhimõte, et maja on olemas, kõik on tipp-topp, tuult peab ja miks ma pean sinna veel mingi ekraani ette riputama, täitsa lisaraha, lisakulu, lisatöö. No ta on üldse, et päris paljud valivad lihtsalt sellepärast, et kui sul on mingi plaat, mis on väga vastupidavast materjalist, siis ta on sinu jaoks hooldusvaba, võib-olla pead pesema. Aga krohviga on nii ja naa, et võib-olla tõesti uued nanotehnoloogilised, meie krohvidega ei tegele, ma ei hakka siin kedagi reklaamima või maha tegema, aga võib-olla rohkem probleeme. Aga üldiselt on nii, et on sul konstruktsioon, kandev sein, siis on seal peal soojustus, siis pannakse siis karkass, kas siis metallkarkass, puitkarkass ja sinna peale siis selline plaat või siis kas või voodrilaud. Ja mis annab siis selle lõppilme majale. Ja hästi palju eri variante on. Aga miks ikkagi see nii-öelda sellele kattele eelnev pind ei võiks jääda ilma kätte, ütleme? Et siis soojustus? Soojustuse peal on seal üks kiht veel tavaliselt. Ta annab ikkagi hoone sisekliimale ka juurde, et ikkagi see niiskus tuleb paremini majast välja ja siis ei teki seal seda hallituse probleeme ja on mõnusam olla seal ja energeetilises mõttes ka, et mitte nüüd siin feng shui mõttes, aga selles mõttes, et kütte mõttes, et annab kokkuhoidu. Tegemist on 2 täiesti erineva konstruktsiooniga. Just. Põhimõtteliselt, et ühed on kihilised konstruktsioonid reeglina, ütleme nii. Need krohvi puhul see niiskus majast hakkab välja tulema, ta ei saa kuskile minna, eks ju, et siis et kuhu ta siis läheb, et seal on tal koht õhk vahe ja kus ta saab kaduda. Et tuulutatav fassaadi üks nii-öelda aluseid on siis see, et meil seinakonstruktsioonis on kasutatud materjale juba väljapool, mis ei kannata ilmastikutingimusi. Kas me niimoodi võime öelda? Jah, selles mõttes, et lihtsalt näiteks tuulutuskangaga vill, kaua ta seal üks ikka vastu peab, tal peab midagi peal olema.
et põhimõtteliselt rusikareeglina, kui meil on selline konstruktsioon, kus on soojustused, tuuletekked, mis ei kannata ilmastiku tingimusi, päikest, vihma, tuult, siis selle peal on mooder, mis no, sama hästi, ega see tuulduv fassaad ei ole mingi imeasi, mingi uudis, et samamoodi puitlaudis majal, samamoodi on tuulduv ju. Et noh, lihtsalt me ei võta seda kui nagu tuulduvat fassaadi, sest see on meie jaoks nii igapäevane. Aga see põhimõte on ju nii tavaline ja üsna ammune, et lihtsalt nüüd on tulnud juurde erinevaid materjale. Ja noh, kui on uued materjalid, siis siin on ajaloost nagu teada, et ehitaja mõtleb, et see on nii hea plaat, et siis ma võin nagu selle õhkvahe kinni panna ja siis võid tekkida probleemid seal, kas siis seinaga või siis selle mõnega materjalid. Kui suur on valik materjali üldse turul, võtame laiemat praegu, me jätame nagu konkreetsed asjad pisut kõrvale. Kui suur on üldse võib-olla valik, mida kasutatakse tuulutatavate fassaadide puhul? Tsementkültplaat, hästi levinud, suured mõõdud 3-meetrised, siis alumiiniumkomposiit, ka meil vaatame ringi linnas enamik bürooneid või noh, võib-olla mitte enamik, aga väga paljud on kaetud alumiiniumkomposiidiga, hästi palju viimistlusvõimalusi ja erinevaid mõõte. Siis on kõrgsurve laminaat, mis on sisuliselt olemuselt plastik, aga seal on ka see mustrite valik on täiesti seinast seina väga vastupidav ka merelistes tingimustes. Siis mis veel, keraamiline plaat kindlasti, et praegu on tehnoloogiliselt võimalik toota ka 3-meetriseid isegi suuremaid keraamilisi plaate, mida kasutatakse siis tuulduva fassaadina. No samamoodi looduskivi võib panna niimoodi kõrgkassile. Nii, mis veel? No tegelikult tehakse ka krohvfassaade tuulduva fassaadi peale. Krohvi alusplaat krohvitakse ja siis näeb välja nagu krohvfassaad, aga tegelikult ei olegi. Me läksime praegu linnaehituse peale. Ütleme niimoodi, pakume nii-öelda Alevi ja külarahvale ka midagi tuulutatav fassaadi poolt. No Alevis ja külas võib ju ka olla tore ja ilus ja moodne, et näiteks kindlasti neid suuri tsementkültplaate, kas ma nüüd võin kaubamärki nimetada võib-olla? Ei, no jätame kaubamärgid kõrvale. Et kasutatakse ka eramajadel päris palju, et mängitakse vuukidega, lõigatakse erinevalt, tehakse toredaid mustreid ja väga armas on näha neid. Aga jah, et päris populaarsed siin, no, ma ei nimeta siin nimesid, on sellised imiteerivad tsementkültlauad, mida tõesti läheb Alevitesse küladesse meil päris palju. No, nendest oli meile eilses saates juttu. Et see on eraisikutele ikkagi suur lemmik. Ja on, nii ma pean lihtsalt kaubamärgi välja ütlema, Marmarok on, mis on väikestel majadel väga populaarne. Ja no meil on siin ka see Sedras Leit, mis on võib-olla selline natuke saksapärane toode. Toodetakse ka Saksamaal, kus on sellised väiksemõõdulised tsementkültplaadid ja nendest tehakse kõst erinevaid mustreid, et on ka päris toredad sellised eramajadele lahendused. Hakkame nüüd konkurentsemaks siis minema juba paneme materjalidele nimed külge, me saime selle selgeks, et tuulutatav fassaad on see, millel on väljapool ilmastiku kaitse ja sealt tagant siis kõik see ventileeriv asi. Pester Grupist, mida leiab? Meid leiab kõiki neid, mida ma nimetasin siin. Tsementkültplaati, alumiiniumkomposiiti, keraamilist plaati suurt, kõrgsurve laminaati, et meil on need valikus kõik olemas fassaadidele. Aga mida me peaksime vaatama ja jälgima, kui tehakse tuulutatavat fassaadi? No A ja O on ikkagi see, et ei pane parapeti juurest kinni, et seda ma olen päris palju näinud. Ma tahaksin suunata natukene selle teema sinna, selle liini peale, et kui ehitavad professionaalsed ehitajad, siis nendel ilmselt saladus ei ole, kus tohib kinni panna, kus mitte. Kahjuks on ikkagi. On isegi probleemi, jah? Ja on ikka, et suhteliselt mõned aastad tagasi veel täiesti vabalt võis leida. Nüüd ma ei tea, nüüd ma viimasel üle ei ole olnud niimoodi probleeme.
aga jah, ikkagi on, et isegi kui on professionaalsed ehitajad, siis on alltöövõtja ja siis mida tema teab ja teeb, et see on nagu ise küsimus. Et noh, kui me võtame kinnitusviisid, et väga oluline on paigaldusjuhendist kinni pidada, et sa teed ikkagi selle augu sinna, kuhu tehas on ette näinud servast, et oleks nagu õige kaugus, õige suurusega. Muidu on nii, et murdub nurk ära, see on jälle plaat paha, et noh, nii see. Või siis noh, kui me võtame kinnitusviisides, mis on liimimine karkassile, kogub aina rohkem populaarsust, siis seal on nagu eriti oluline see, et sa ikkagi juhendist peaksid ikkagi väga kinni, et ei ole nii, et ma panen seda liimi ja teipi niimoodi natukene kuhugi, et siis see kukub lihtsalt pähe. Et kahjuks on kurbi juhtumeid ka. Palun konkretiseeri, milline konkreetne toode nüüd liimida käib, minule täiesti uus teema. Ja liimida saab soovitatavalt ikkagi alumiiniumkarkassile, enamik liimi fassaadisüsteemide tootjaid nõuab ikkagi alumiiniumkarkassi ja kõik võimalik, kõik need eelnevalt nimetatud materjalid, sementkiud, alumiiniumkomposiit, keramiline, kõrgsuure lamine, et kõik nad võimaldavad seda, et ongi, et võetakse suur 3-meetrine plaat ja siis see töödatakse vastavalt, karkass on ka vastavalt töödeldud ja siis ta lähebki sinna naksti kinni. Kuidagi natuke hämmastavana tundub. Ei no seal on nii, et seal on see liimiriba ja teibiriba, alguses hoiab teip, pärast siis juba liim kõveneb, et seda on tehtud juba ikkagi kaua, et ja isegi lakke saab niimoodi liimida. No lakke liimides peab alguses toestama. Lakke saab liimida karkassile. Kõiki asju, ma pean tunnistama ausalt öelda, isegi mind on lakke liimitud ja ma olen seal täitsa püsinud. Aga tulite ikkagi alla lõpuks, et midagi oli valesti tehtud. Tähendab, tuli need saapad jalast ära võtta, millega ma olin lakke liimitud, saapad jäid. Siis oli hea liim. See selleks, aga jah, ja ma natukene tahaksin pöörata võib-olla ka teemat sinna väikeehituse poole, et mida teevad just need väikefirmad, et eks on teil kogemus sellega ka, et kuivõrd seal jälgitakse tehnoloogiat või rikutakse tehnoloogiat? Üldiselt on, ütleme pooleks jagunevad need töövõtjad ja alltöövõtjad, kes vaatavad kasutusjuhendit ja kes ei vaata kasutusjuhendit. Et päris palju liigub ikkagi neid, kes ei vaata. See paigaldusjuhendi jälgimine peab algama ikkagi juba materjali ladustamisest auto peale, objektil maha tõstmised, katmised, kogu see pool, kogu selle materjaliga ümber käimine, kuni ta seina jõuab, et kõik see tuleb ikkagi step by step juhendi järgi teha, siis saab kvaliteetse tulemuse. Ladustamine on nagu selles mõttes oluline, et võtame näiteks sementkülplaadid, et sageli ehitajad mõtlevad, see on fassaadiplaat, et las ta seisab mul siin õues paar kuud. Aga tekib ikkagi kondensaat sinna plaatide vahele, kui ta on ju seinas, siis tal on kahel pool õhk on, siis pole probleemi. Aga kui on kõik üksteise peal, mõnikord lahtiselt veel, et ei ole seal mingid kiled ka ümber, siis ongi nii, et näiteks pealmine plaat läheb koledaks, no polegi midagi teha, siis ongi see, seda ei saa kasutada. Tuleb sisetingimustes ladustada. Mis head nõu me saaksime inimestele anda selle koha pealt, et meil ju tegelikult tavaliselt tihtipeale on niimoodi, nii palju kui mina tean, et tellija ise valib nagu materjali, teeb oma materjali eelistused, tuleb, ostab teie käest ka materjali ja siis ta leiab ehitaja. Kas ta peaks tegema talle mingisuguse lugemistesti enne? Lugemistesti vast ei ole vaja teha, aga hea on, kui ikkagi tellija ise ka hoiab silma peal. Et ehitusel juhtub ikka igasuguseid asju, teinekord tehakse sein viltu ja mida iganes, et tellija huvi on ikkagi saada endale korralik maja või võtta endale korralik järelevalve, kes siis seda tema eest teeb. Ja järelevalve peab siis ka olema ikkagi juhenditega tuttav. Mitte nii, et järelevalve laseb läbi selle tulduva fassaadi, kus on parapeti juures puristis ette pandud. Siit edasi, kas on vahel, kui inimene renoveerib maja või ehitab uut maja tuulutatav fassaadi ehitamise puhul? No põhimõtted on samad ikkagi,
et no eks see sõltub muidugi, et milline tal see maja on näiteks renoveeritava puhul, et kui sa uut projekteerid, siis sa arvestad kohe selle materjaliga. Aga noh, kui me võtame selle sama tsementkuud voodrilaua sedrali, siis see läheb meil kogu aeg renoveerimistesse. Inimene võtab vana puidu maha, mis tal on mädanema läinud, paneb selle uue asemele, et noh, seal ei ole, no selle meie toote, selle mitte puidu, et tahab hooldusvaba toodet saada, et aga üldiselt kandevõime ei tohiks ka olla enamasti probleemiks, et need materjalid ei ole ka nüüd nii rasked. Nad võivad kohati olla raskemad kui võib-olla näiteks puit, mis seal enne oli, aga... Puudutasid väga, väga huvitavad teemad tegelikult kandevõime, seepärast minu kogemus nagu näitab seda, et ilmselt asi ei piirdu ainult lauavahetusega, vaid ikkagi igale majale pannakse sinna uus kasukas ka veel vahele. Kindlasti on vaja ka uus soojustus ja uued karkassid, värgid. Tekivad sellised kerged kihid, et mille külge siis nüüd sisuliselt kinnitatakse see uus kate, et kas, mida seal peaks jälgima. Ma pean nagu silmas seda, et väga rumalat varianti, kui tuleb keegi meistrimees, paneme jutumärgid sinna ümber ja keerab tuulduva fassaadi roovi tuuletõkkeplaadi külge kinni. Et see ilmselt ei ole lahendus. No peab tuuletõkke plaadi külge, ta peab kuskil allapoole, tahapoole selle kinnitama ikka, mitte ainult plaadi külge on ju. No nii. Ma esitasin nii rumala variandi, et sa ei osanud nagu reageerida. Ei osanudki kohe reageerida, et selles mõttes, et igasugused kinnitused peavad välja minema ikkagi kandva konstruktsioonini, et ta ei saa olla seal ainult selle plaadi küljes, muidu tuleb kõpsti alla sealt kõik. Et no lihtsalt need kinnitusvahendid peavad võtma tegelikult ju selle koormuse vastu sisuliselt ju. Kuivõrd head, me rääkisime juhendist, kuivõrd head juhendid on olemas. Ma kahjuks ei ole lugenud neid läbi. Oleneb tehasest, et väga erineva detailsusastmega on, et mida Saksamaa on näiteks riik, kes teeb väga detailseid juhendeid. Et nende kaupadel on ikkagi, seal on ikkagi kõik sammud koormuste järgi kohati niimoodi välja arvestatud. Et no, ütleme, kui me läheme sinna Türgi poole, et siis on juba natukene kehvem seis nende juhenditega. Aga no üldpõhimõtted on ju kõigil tegelikult sarnased ju. Et seal, et peaasi oleks õhk vahe, peaasi, et oleks mingi kruvi neediauk suurem, teatud kaugusel servast. Et see üldine on kõik suhteliselt sama, ükskõik mis plaatmaterjaliga meil tegemist on. No kui me puudutame ainult praatmaterjali, kui me võtame roovikinnitust ja seda, et no need roovikinnitused ja see ei ole enam selle plaaditootja teema tegelikult. See on ikkagi nagu inseneri teema, et kuidas see roov sinna seina külge läheb. Seda ikkagi ütleb ehitusinsener ette. Milliseid ankruid seal kasutada ja... Kui Vestorgrupist materjal osta, nagu kust, millised tasandid te annate nõuanded? Nii palju kui ma oskan rääkida, et me näitame juhendeid, räägime, me oleme ise saanud koolitusi, räägime vastavalt sellele, mida see antud materjal nõuab. Ja paigalduse osas me soovitame pöörduda ka katte poole. Aga selles mõttes me ei tee projekte. Et projekt on ikkagi projekteerijate teema. Et meil sellist projekteerimisosakunda ei ole. Siit tuli välja veel üks asi, see tähendab, et tuleks eelistada paigaldajat, nii-öelda spetsiaalset paigaldajat, väljaõppinud paigaldajat ja mitte hakata ise torkima. Et mitte hakata ise paigaldama? Ja. No selles mõttes, kui inimene saab juhendist aru, oskab käsitleda tööriistu, ega keegi keele tal ise paigaldada. Aga lihtsalt enamikel inimestel ei ole sellist aega ja ka kogemust on ja ma ei pole trelli puutunudki. Et ega ikka enamik ikka päris ise ei paigalda. Ehkki on ka erandeid, näiteks see sama sedral, seda päris paljud kliendid panevad ikkagi ise seina, see on väga lihtne. Seal ei ole midagi keerulist.
Nad on väiksemad ka, suure plaadiga on võib-olla keerulisem, seal mõnda keraamilist peab iminappadega tõstma ja nõuab juba nagu selliseid spetsiaalsemaid seadmeid. Ja noh, lõikamine, aga no suure plaadi lõikamine on ka keerulisem, kui selle peenikese laua lõikamine, et nagu naksti ära ja ongi valmis. Et oleneb tootest, jah. Et mida suuremaks läheb, seda keerulisem inimesel endal seda paigaldada on. Milliseid vigu kõige rohkem tehakse, kui me räägime, võtame renoveerimise teemaks, et vastate renoveerimise? Ongi üks olulisemaid vigasid, mis algabki enne paigaldamist, on juba see ladustamise viga, et kui ei kaeta materjali kinni, märgal lauda hakatakse lõikama, tekib tolm teiste puhaste laudade peale, seda on väga keeruline pärast puhtaks saada. Ja see on see tolmu teema jälle, et kui me võtame tsementkivet plaadi, siis no mida see tolm sisaldab? Tsementi ja mis juhtub tsemendiga, kui tsement saab vett, muutub eks ju kiviks. Ja see tuleb paljudele ehitajatele suure üllatusena, et kuidas nii, et nagu tolm muutus kiviks. Ja siis sa seda mära ei saa, et on oluline see tolm lõikamise hetkel kohe, nagu siin tolmuimejaga saag või no, eriviisil siis eemaldada või siis lapiga või. Kohe tuleb nii puhtaks puhuda see asi, et peale mitte. Ta peab olema jah, puhas ja. No üks asi on see ladustamine, selle me rääkisime vara, aga nüüd seina kinnitamise juures on ka mingisuguseid selliseid tüüpvigu või enam levinevad asju, mis võiks? No tüüpviga ongi see kruvi kinnitamine, et see kruvi kaugus servast on üsna kriitiline, et ei tohi lähemale ikkagi panna teda, kui tehas ette näeb ja augu suurus ka ja tuleb kasutada nüüd suure pealisi, sest kui on nagu väga väikse peale, see ei saa piisavalt suurt auku teha, siis ta võib sealt mängida katki, tõmmata praad siis. Augu suurus, nii, mida see tähendab? Et ta peab olema suurem kui see kinnitusvahend ise. Ütleme, sõltub siin tehasest umbes 3 mm, 5 mm suurem. Miks? Et saaks mängida. Et iga materjal mängib ikkagi. Meil on siin suured temperatuuri vahe, et suvel võib-olla must plaat läheb siin 80 kraadini, talvel on jälle külm, et ikkagi mängivad ja ööpäeva lõikes ka, et paisub, kahaneb. Tal peab olema see ruum. Et noh, kui me võtame nagu selle fassaadi liimi teema, see liim mängib kaasa, et mõnes mõttes see on isegi ohutum. Tal ei ole neid auke, kus ta saaks katki minna. Nii, juhenditeks, selle oleme selgeks rääkinud, inimene on ise väine. See on ka päev selge. Mis juhtub, kui näiteks keegi mõtleb välja, et mulle ei meeldi, kui mul on seinas seal plaatide vahel mingisugused vuugid või praad vahel, ta tahab panna servaga kokku. Ja paneb seda, ütleme siis niimoodi, sügise poole juba ilmad on seal 5-6 kraadi pluss, siis paneb selle seina omal ära. Mis ohtudega ta riskib? No kui ta üldse ei jäta sinna paisumisvuuki, siis ju materjali saab paisuda ja võib minna katki. Ja sellisel juhul tehas ei garanteeri midagi, tehas esindaja tuleb kohale või meie läheme kohale, vaatame, et teil ei ole paigaldatud nii nagu pidi, et siis ei garantii ei kehti lihtsalt. Et see on kohe näha. Nii. Et tasub ikkagi jätta see vuuk sinna vahele. Nii, põnev teema jälle üles garantii, kas garantii on igal juhul sõltumata paigaldajast, ei tule kagatemehed, vaid peremees paneb ise, kui ta on jälginud juhendit. Ja, selles mõttes jah, et peab olema juhendit järgitud, et kes selle teinud on, see ei ole nagu oluline. Et ja kui tõesti on mingi teema, et kõik on nagu tehtud õigesti, aga on tekkinud probleem, siis tehased vastutavad ja on sunnitud ka paigalduse eest siis tasuma. Ehitus on imeline. Selles mõttes, et nii palju kui mina sellega tegelenud olen, siis ei ole võimalik kõike lahti kirjutada. Tähendab, inimesel tuleb mingisugune eriline olukord, mida juhend ei puuduta. Kes toru tõstab, kellele helistada? Siis joonised meile, meie saadame joonised tehasele, tehased vaatavad üle, kas see võiks olla võimalik teha või kas nad garanteerivad sellisel juhul.
ja siis, kui on nende heakskiit, siis kehtib garantii, aga kui seda ei tee, siis. Sa sõitsid Marju jälle suure ehituse peale. Tädi Maari Luugametsal ei ole joonist. No aga ta oskab skitseerida. Ja tal on keeruline nurk kuskil vaja teha. Kuidas seda ja mingisugune kokkupuute koht üleminek, mis võib olla ei allu üldisele juhisele. No joonistada ikkagi inimesed mingil tasemel ikkagi oskavad, et paberi peale suudad midagi kritseldada ja sellest teha telefoniga pilti ja saata ja siis saame minna edasi ja arutada. Ühesõnaga, ka see toimib, kui on selline suhtlus olnud, on kahtlased kohad. Ja seda saab alati arutada, alati tasub küsida. Et ei pea mõtlema seal ise. Ja siis läheb asi edasi, on veel garantii all, kui oled suhelnud, oled saatnud sõnumeid, olete meili vahetanud. No eks üldiselt ja on tulnud head nõuanded teie poolt. Et ikka see õhkvahe on ikkagi A ja O reeglina selliste materjalide puhul. Õhkvahel on siis kaks otsa, alumine ja ülemine, kust asi alguse saab. Aga kui millegi pärast on tulnud paigaldada horisontaalne roov, mis sellega saab? No siis taga peab olema vertikaalne siis, mis tagaks selle õhkvahe. No selles mõttes, kui me paneme ju laudise vertikaalselt, siis meil on ju taga horisontaalne roov. Ja selle taga on veel üks vertikaalne. Ei pruugi olla. Aga siis on jama. Ei ole jama. Tüüplahendus on see, kus horisontaalne roov on eri tasanditel ja katkestatud. Õhk ei liigu otse või liigub natuke. Kasutatakse ka neid perforeeritud horisontaalseid fassaadi paigaldus karkassi siis nii-öelda, aga see ei ole väga aktsepteeritud lahendustehaste poolt. Et üldiselt on ikkagi nii, et kui me võtame, et täiesti on olemas selline lahendus, et sul on ka horisontaalne roov taga, kui meil on suured plaadid ja neid tahetakse enamadi mitte liimides peit kinnitada, aga mehaaniliselt siis puuritakse sinna plaatide taha augud, sinna pannakse need riputid külge ja riputatakse sinna horisontaalsele roovile. Ja siis selle taga on ikkagi vertikaalne, mis annab selle õhkvahe. Et see peab ikkagi olema sellistel materjalidel. Edasi, selle saime selgeks praegu, tuulutatav fassaadil igal juhul eelistatud vertikaalne roov, et õhk saab vabalt alt üles. Just. Kui suur peab olema õhuvahe? Sõltub karkassist, kuskil 30 oleks juba täitsa hea. Enamikel ongi kuskil 30, mõnel ka 20, see minimaalne, mis nad ütlevad. Tolline laud jääb mängu. Sõltub ka tolline laud natuke vähe võib-olla isegi. See sõltub ka sellest hoone kõrgusest. Eks just mida kõrgemaks ta läheb, et siis võib minna ka see õhkvahe nõue suuremaks. Aga see sõltub üldiselt ka sellest materjalist ja sellest, kuidas see tehas ise on need nõuded ette andnud. Et võtame Equitonid sementkulplaadi, siis nendel on 30 minimaalne. Aga mõnda aega tagasi oli see veel 20, nii et see ka muutub ajas natukene. Tuleb rohkem kogemust, siis sageli tehased muutuvad ettevaatlikumaks ja karmistavad oma nõudeid isegi. No ma tean, Saksa normides mõningates see ei pruugi olla see fassaad, aga nad arvestavad ka piirkondi, nagu sa ütlesid, eks ole, kas on mere ääres, kas on lagedal, kas on... No Saksas on väga põhjalikud, jah. Meie nii põhjalikud ei ole siin Eestis, et... Edasi, sokkel, mis sellega teha? Krohvime üle. Teisisõnu vundament. Vundament üldiselt ei tehta tuulduv, et vundament tehakse niskuskindlatest, veekindlatest materjalidest, soojustus, mis kannatab vett ja siis pannakse sinna visuaali mõttes ka sementkiuplaat või mis iganes fassaadiplaat peale ja mis seda soojustus siis kaitseb ja on visuaalselt ilusat. Et isegi, siis me rääkisime muud, kuidas sementkuplaadid peavad olema tuulduvad, aga samas meil näiteks Equiton lubab oma piktura teksturaplaati niimoodi liimida otse soojustusele sokli osas, aga ainult neid kahte, et neid teisi seeriad ei luba, et sinna tuleb alati vaadata. Vaatame, kes see lubab panna otse soojustuse peale.
meie aeg hakkab kohe-kohe täis saama. Ongi nii juba või? Minu meelest väga valus teema. Põhimõtteliselt on kõige rohkem puudutab Passatide puhul õhekrohvi, aga mingil määral ka Passati plaati. Ütleme siis, paneme sellise nime, vandalismikindlus. No ja muidugi keegi võtab suure haamri ja läheb taguma, siis on selle vastu ei saa, eks selle vastu ei saa. Aga no on ka variant, et näiteks panna sinna allapoole rohkem karkassi taha, et siis ta on natukene tihedamalt ja annab seda tugevust juurde. Mida peaks lapsevanemad ütlema, kui nad näevad, et poisid mängivad jalgpalli ja peksavad vastu seina ja meil on plaatpassad? Hea taga, seal on väga tore lage plats, äkki lähete sinna, et seal on palju rohkem ruumi mängida. Parem mitte, jah. No parem on mitte nagu palli vist igaks juhuks. No enamasti ikka ei tohiks midagi nagu palli peale juhtuda, et oleneb mängust ilmselt, jah. Oleneb nagu sellest, kui võib-olla kui Ronaldo lööb, siis ikka läheb katki, aga pigem minna ja panna korvi rõngas ja minna jalgpalli mängima mujale. Materjali spetsialistidena, mida te soovitaksite arhitektidele Passati planeerimisel nüüd just selle plaadi kasutamisel ja seome selle mõtte selle samaga, mida ma just küsisin, see nii-öelda vandalism või siis purunemisoht? Arhitektile on ikkagi kõige olulisem ikkagi välimus, see, et kuidas asi välja näeb. Et vaadata, et oleks kvaliteetne toode ja kuidas siis välimus haakub üldise kontseptsiooniga. Et see on ikkagi arhitektile väga oluline. Tean omast käest. Mida sa arvad? Siis ma ütlen enda arvamuse välja. Maja on see, mida sa näed, mida me vaatame, kui me kuskil linnades käime. Me ju vaatame ikka maju ja kuidas nad välja näevad. Me vaatame arhitektuuri. Et me ei vaata seda, et oi, kui tugev nüüd see materjal. Aga ma hoian üleval ühe sõna selle veel, see põhimõtteline vandalism. Grafitikindlus on üks teema ka, et on plaate, kus sa saad selle grafiti maha ja on plaate, kus sa seda võib-olla ei saa maha. Mida sa arvad, Heiki? Et kas võiks olla kuidagi nagu seotud? Ma ei oska niimoodi öelda, mis see arhitekt seal võiks paremini veel teha. Ja kõige ehitaja on see, kes selle asja seal vandaali kindlaks peaks suutma teha. Ma viskan teile õhku mõtte, mida te arvate. Sa, Marju, mainisid mitmel korral, et plaat on 3 meetrit kõrge ja 2,5 lai, eks ole kuskil. Ei, päris nii lai ikka ei ole. 1,2 pigem. Et ohutsoon teha võib-olla natukene väiksemast plaadist ja sealt edasi minna suurega. Ei no variant on ka see, et kasutada võib-olla allpool paksemat plaati või siis panna karkassi tihedamalt. Ja, või kasutada natukene väiksemat plaati, sellepärast et tellijale ja maja omanikule tegelikult tuleb odavam välja vahetada ju mingisugune 2 meetri kõrgune riba, mis on grafititsoonis, mis on ja, aga kuidas see välja näeb jälle. Aga see on juba arhitekti teema. Tore on ju kui kõik on ühtlane ühtsest materjalist ja et ei ole nii, et on kõik on ühe suurused. No majad ei ole ehitatud 3 meetrise paardi kõrguse järgi ka mitte. No. Kuskil on ikka natukene väike. See sõltub jah, et kui kontseptsioon võimaldab. Jah, võib-olla seda tõesti. Kahjuks meie aeg on läbi saanud. Võtame kiirelt kokku. Teie mõlemal poolt. Miks tuulutatav Passat? Öelge nüüd head sõnad saateks. Lihtsam hooldada. Ja saad lihtsalt fassaadi ära pesta ja ei ole nii, et sul keegi läheb sinna fassaadi sisse, kasvab mingi vetikas kinni ja seda iial sealt välja ei saa. Ja piiramatud võimalused, nii palju erinevaid mustrid, erinevaid värve on võimalik valida ja ta püsib sul selline. Õige. No, eks tehniliselt on ta ka, andestab natukese rohkem kui õhekrohvassaad mingid ehitusapsakaid, et kõvera seina saab kenasti nagu ära peita sinna taha. Nii et võtame siis kokku, eelistagem tuulutatavat Passati
ilus, materjalide valik on suur, suhteliselt lihtne paigaldus ka isetegijale. Nii et võimalused sektor on lai. Võimalus on palju, aga igaüks teeb ise maja, nagu talle meeldib. Tore, sellega meie tänase saate lõpetame. Ootamas on veel üks Petsero Grupi podcastide sarja saade. Siin või seal teeme juba täieliku pöörangu täisehituse pealt ja lähme ära tuppa sisse.